Tere kuulama, uudistega eetris Rohke Debelak. Reformierakonna pressiteenistus andis täna hommikul teada, et vastavalt eile sõlmitud lepingule võtab Reformierakond Keskerakonna kriminaaljärelevalve alla ja seejärel alustatakse paranduslike tööde kolooniaks muudetud Tallinna linnavalitsuses Keskerakonna ümberkasvatamise protsessi. Erakond on lubanud jälgida ettekirjutusi ning arvestada kriminaalhooldaja suuniseid. Reformierakond omalt poolt tagab, et järelevalve on tõhus ja Keskerakonna seekordne linnavalitsuse töös osalemine ei lõpe järjekordse kriminaalasjaga. Vaatamata Keskerakonna 3 kriminaalkaristusele on erakonnal palju toetajaid ja me peame siiski lõpuni lootma ja andma inimestele ümberkasvamise võimalusi, märgib Reformierakonna teade, milles kutsutakse ka sügisel hääletama lootuse ja ümbersünni koalitsiooni poolt. Valitsus pöördus eile ka riikliku lepitaja poole, et uurida valitsuse ja riigi elanikkonna võimalikku lepitamist. Valitsusel on tulnud viimasel ajal vastu võtta väga ebapopulaarseid otsuseid ja jätta potentsiaalselt populaarsed tegemata, mille tagajärjel tekkinud meeleolude ja pingete leevendamiseks olekski lepitust hädasti tarvis. Esialgse tegevuskava kohaselt käiks riiklik lepitaja läbi kõik Eestimaa kodud ja räägiks mõne sõnaga olukorda rohkem lahti, annaks teada, et tegelikult valitsus ikkagi hoolib riigi elanikest, tõenäoliselt jääb ühest riiklikust lepitajast väheseks ja uuest nädalast määrab valitsus iga leibkonna juurde püsiva riikliku lepitaja. Veel annab valitsus teada, et abieluvõrdsuse seadusesse on tehtud täiendusi. Kuna juba üle aasta ei ole abielu enam liit pelgalt mehe ja naise vahel, vaid liit 2 täiskasvanu vahel, siis muudatus ongi ülimalt oluline, sest paljud mehed saavad täiskasvanuks alles 35 või 40 aastaselt, kui sedagi. Abielusega soovitakse olla tunduvalt varem. See toobki kaasa sageli suuri pettumusi, sest abielnud on, nagu hiljem selgub, mitte 2 täiskasvanud inimest, vaid 1 täiskasvanu ja teine, kes käitub nagu laps. Et tagada tõepoolest abiellumise puhul, et liitu astuvad 2 täiskasvanut, tuleb abieluvõrdsuse seaduse paranduse kohaselt abiellunutel sooritada täiskasvanu eksam, kus hinnatakse osapoolte küpsust ja sobivust abieluks. Muidu juhtubki, et esimesed 10 aastat abielust on sõbrad ja pidutsemine tähtsam kui abielu. Kui kohe omaealiste hulgas täiskasvanud meest leida ei õnnestu, annabki uus seadus inimestele laiemad võimalused, märgib eelnõu seletuskiri. Eile tutvus valitsus Eesti ettevõtjate senise praktikaga, mis näeb sageli ette üleinvesteerimist seadmetesse ja alainvesteerimist inimestesse. Riiki huvitab ettevõtjate kogemus inimeste asemel seadmetele keskendumisel ja võimalus kunagi inimestest koosnev riik vahetada seadmetest koosneva riigi vastu. Seadmete eelistamisel on mitu head külge. Esiteks ei ole seadmed nii pretensioonikad kui inimesed, nendega on palju vähem hädasid, probleeme või on need kergesti lahendatavad uute seadmete soetamisega. Seadmetes koosneva elanikkonnaga on kergem suhelda, nad on oma valimiseelistustes ettearvatavad ja ei ole tundlikud korruptsiooni, ükskõiksuse ja ebaõnnestunud poliitiliste otsuste suhtes. Tõenäoliselt ei huvita poliitikaseadmeid üldse. Kogu võim läheb inimestelt seadmetele üle hetkel, kui alles jäänud inimesed suhtlevad seadmetega rohkem kui inimestega piirkonniti, on selline olukord juba ka käes. Vastavad põhiseaduse muudatused viiakse sisse lähema aasta jooksul. Ja maanteeinformatsiooni. Maanteeamet annab teada, et Tallinn-Tartu maantee kilomeetritel 63–77 on täna Hispaania teeteod, ümbersõit Kuutse ja Kernavere kaudu. Eetris olid uudised.